Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Ja tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse ja meil on saabunud 8. hooaja viimane saade 69 Anu. Nii seksuaalne, sensuaalne. Sensuaalne. Kas see on see suuseksi number? Ja aeg on lennanud imeväel ja täiesti uskumatu. Aga me jätkame, sõbrad. Nii et meil on täna ka patakas kirju siin, mida me lubasime, oleme lubanud läbi lugeda ja vastata, aga saatke ikka kirju, et skandaalne@delfi.ee ja kingitused vaadake. Ja see pakikene läheb siin inimestele teele, siin on eriti matistav jumestuskreem, eriti hea ripsmeduš ja huuleläige, aga tead, mis mind kummitab viimasel ajal? Sina, Anu, kummitad, sellepärast, et ma näen lõputult sinu pesureklaame. Meil on ka siia toodud muide pesu, kas oled pesu, näinud? See kästi mul täna selga panna pildistamise jaoks. Päriselt? Jaa. Wow, ups, puhas siit. Mulberi silk. Ja vaata, kui ilus väär on see. See on hea loosung, see sobib sulle. Self-love begins with a self-care. Enesearmastus hakkab enese eest hoolitsemisest. Imeilus selline, no tõesti siidine ja kõik on suurepärane. Minu arvates neil ennem ei olnud öösärke, olid ju need maskid ja padjapüürid olid ja üht-teist veel. Aga jah, et ma nüüd mõtlesin, et ma siiski ei pane selga, et mul on nendest paljastavatest piltidest, mul on kõriauk. Ma ei ole suutnud tundigi nii olla, et ma ei ole näinud sinu pesureklaami pilte. Ma terve päev need jälitavad mind. No, see oligi see, millest sa üks podcast nagu väga salapäraselt rääkisid, sa ei öelnud, mis sind ees ootab. Ma vist see fotosessioon ootas ees või siis see oli just tehtud. Ma arvan, see oli vist just tehtud, aga ma mõtlesin, et see läks täiesti pekki, sest ma ei olnud eriti heas tujus seal. Ma olen väga pepstükiks muutunud viimasel ajal, pean ennast suureks staariks. Võib-olla on põhjust. Aga lihtsalt pakuti, Bonbon Lingeriga ma olen varem ka koostööd teinud. Aastaid tagasi jäin väga rahule. Aga nüüd, kui nad uuesti pakkusid, siis ma lihtsalt vaatasin passi päris ausalt ja mõtlesin, aitab küll, et tõesti aitab, et ma olen ju rääkinud 40. elusaastast saati, et kui ma selle Playboy kaane tegin, sätsid, see oli nagu statement, see on viimane, et kui ma kisun ennast paljaks, vaadake ära ja see on rahu maa peal on ju. No pärast tulid mõned korrad veel. Ja siis tuleb salakavalalt kuidagi, et lähed fotosessioonile, eriti soomlastega oli ka see, et lähed fotosessioonile ja ma kusjuures konkreetselt kirjalikult veel panen kirja, et ei mingit pesuga pildistamist ja mis sa arvad? Lähed kohale ja on ühed riided, teised riided, no siis on natukene pesu ka, aga pärast on kõik pesupildid ajakirjas. Ja siin ka, et mõtlen Bonbon Lingeriga me leppisime siis niimoodi kokku, et ma ütlesin, et kuna ma olen selline taha öelda vanem naisterahvas, mul see... Sa ise ei peaks seda küll ütlema. Ma ei tohi öelda seda. See tõmbab ju alla. Ütleme niimoodi, et kuningannalikus eas naisterahvas. Kas see sobib? Ja minu arvates küll, et selles mõttes, et ei ole mingisugune algaja. Just. Kõike süütusmaalt, eks ole. Ma olen meie teie kõrge ausus. Naine oma parimates aastates. Just. Ja kuidagi seal niimoodi vinks-vonks seal niferdasin ja okei, ma ütlesin, et bodid on ju ja siis seal nendel on hästi seksikad sukad on ja kõik tripi
hoidjad ja kõik siuksed väga lahedad aksessuaarid ja siis kuidagi ohkasin, et et teeme siis ära, et mitte väga paljastavas. Ja siis, mis sa arvad, kui ma jõudsin fotosessioonile, siis olid kaks paari stringi. Põhimõtteliselt olid läbipaistev vesu ja palju pitsi ja tore. Tulemus on tore, aga mul on nii kahju, et ma olin seal, käitusin võib-olla seal fotosessioonil tõepoolest natuke pirtsakalt ja kuna seal me olime kahekesi ühe teise modelliga, Katiga, kes on 20ndate algusest. Nii nunnu. Mäletan, ilus aeg oli. No kas te kujutate ette siis, et oled seal niimoodi ja siis meil on koos pildid ka ja see ei ole nagu, see ei muuda sind väga enesekindlaks, et Reet Tärmatiga me kunagi tegime aastaid tagasi selle Bonbon lingerie pildistamisega. Siis ma tundsin ennast hästi, me olime nagu võrdsed. Aga nüüd sulle tundus, et sind on mingisse võistlusesse või konkurentsi ei, see ei olnud nagu lihtsalt, mul oli nagu, ma mõtlesin, et kuidas see välja kukub, et kas see on apetiitne üldse vaadata sellist asja või järsku mõnel inimesel läheb süda pahaks, vaatab seal. Ma ei tea, minu arvates oli väga sensuaalne, et kokkuvõttes mitte, et ma oleks kohe tormanud poodi, aga see oli selline tume ja salapärane ja see teema ka natukene mind alguses heidutas võib-olla, et see oli maffia teema on seal. Et selline vanem maffia naine siis dominantne, keda siis ilmselt siis tal on olnud mees, ma nüüd mõtlen selle loo välja, loomulikult ärge kõik uskuge, mida ma räägin. Ja vist mees on ära surnud siis. Maha lastud ilmselt ja, aga siis ilmub välja see noor armuke kuskilt on ju, kes üritab siis kuidagi siis sellele primadonnale kuidagi meeltmööda olla või külje alla pugeda, et ta saaks ka mõned miljonid, et kuidagi mõnusalt elupäevi veeretada ja rantie elu elada. No mingi selline, seal oli huvitav teema. Kõue mõisas olime, mis on selle jaoks perfektne koht. No kõik oli paigas, aga ma räägin, et see minu ebakindlus, ma kartsin, et see ebakindlus nagu paistab kuidagi sealt välja, aga ei paistnudki. Samas sa oled modellina nii kogenud, et ma näen, et kui ka siin pilte tehakse, et kohe kui kaamerat tõstetakse, siis sul juba tuleb kõik see, mida sa oled ilmselt kunagi omandanud, ma ei tea, kas modellikoolis või kus, et igal juhul sa tood nagu oma punktid ära. Ei, kui ma töö millegi kokku lepin, siis ma teen selle ära loomulikult, aga ütleme niimoodi, et paljaks kiskumises ma ei ole kõige lihtsam konfek enam, et ma ei tee seda nagu hurraa, teeme ära, et see pigem paneb mind ohkama ja isegi mina olen ebakindel ja aga tore, kui need hästi välja kukkusid, ma olin tõesti tänulik ka, ma kirjutasin neile vastu, kui esimesed pildid tulid, et vau, et ei olegi väga halb, et väga hea on, et on hästi head tagasisidet tulnud ja on küll olnud, tulin kohvikust läbi, tellisin matcha latte ja siis see baaridaam ütles, et issand jumal, ma tahan seda musta pitspesu, ma pean selle saama. Või saanud algul, mis asja ta see jaura. Siis mul tuli meelde, ta nägis ta seal pildi peal ja siis ta ütles, et see meelitas teda poodi. Et kui need asjad nii toimivad, siis on ju tore. Kokkuvõttes on asi ju täiesti eesmärgi täitnud, sest ütleme nii, et kui võrrelda siis seda maffia printsessi, maffia kuningannaga, siis ilmselgelt kuningannal on raha. Jah. Et pesupoodi peaksid minema need naised, kellel on oma raha. Mitte, et sa pead lipsupidi sinna kellegi kohale ronima, vedama, kes maksab su arved kinni. Just, aga see selleks, et tore, siis me ei hakka oma vanust praegu ütlema jälle, et mis vanuses ma nüüd siis 60-selt siis tegin oma viimased paljastavad pildid. Ma kardan, et see asi sellega ei lõppe, et see ainult kõik jätkub veel. Et ma loodan, et see järgmine pesusessioon ei tule sul tõesti, ma ei tea, prillidoosi ajal või mida iganes. Kujutage ette, Reet Linna võtaks ennast paljaks. Mulle tekkis ka siuke mõte, kui suures suvel rääkides paljaks võtmisest. Kõik inimesed hakkasid mulle ükshaaval lähenema ja mingid mehed, keda ma nagu võib-olla nii hästi ei tunne ja millal sina siis tissid paljaks võtad? Mis mõttes ja selles mõttes, et ja just, aga see oli kõik nagu seotud sellega, mis sina tegid Õlle Summeril.
et see kanti nagu sulle üle. Kanti mulle üle täiesti. Et nüüd on sinu kord. Ja minu kord, et umbes ma mingi keset tänavafestivali Pärnus, keset suveööd, et võt see oleks sündmus, kui sina ka võtaks tissid paljaks, mis mõttes. Aga ma lõpuks ei saadki aru, sügisel esimene asi, kui ma siin tegin, siis tekkis mul küsimus, et kas sa siis nüüd võtsid või ei võtnud? Vaata, kas me ühes podcastis ei rääkinud, kas ma võtsin või ei võtnud, kas mul oli rinnahoidja all või ei olnud? Minu arust me rääkisime seda peegli ees. Aga võib-olla rääkisime ka podcastis. Ei, ma ei mäleta. Millal me rääkisime, aga ma võin öelda, kui kedagi tõesti huvitab, et ma ei kanna rinnahoidjat üldse. Ja suvel veel vähem kaaluspükse, nii et mul oli ainult maika seljas. Aga vaata, kui tark tüdruk ma olin, mõtlema oleks loll võinud ju rahva poole liputada ennast, ma ei teinud seda. Ma sain ka aru, et sa nagu lubasid ja pöörasid selja. Ja ma ütlesin, et kui nad lisaloo teevad 5-, siis ma olen nõus särgi seljast rebima. Aga see oli osundatud ikkagi 5-, et nad teeksid seda. Ja nii kui nad tisse nägid, nii tuli lisaloo. Nii lihtsalt see kõik käib. Tasus ära, ja. Aga loomulikult, minu käest on küsitud ka, et kas sa vahel mõtled ka, mis sa teed, kas see on ette kavatsetud. Ma pean seda kordama jälle, et ei, ma ei ole õhtujuht Õllesummeril või mõnel muul üritusel ja siis kodus niimoodi vaikselt küpsetan juba ette valmis, mõtlen nii, täna võtan särgi seljast, homme võtan püksid jalast, siis ma teen nii, siis ei, et need asjad ikkagi juhtuvad, et see on vastavalt sellele situationile, et kui sa tunned, et ta on õige. Et ma ei pannud kodus maikat selga selleks, et saaks seda katki rebida ja ammugi keegi oleks mulle 2 päeva enne öelnud, et ma hakkan seal välgutama, siis mis asja nalja teed või mina sellist asja enam ei tee. Et nüüd ma olen nagu vaoshoitum ja normaalsem. Milleks? Ja mul ei ole seda vaja teha. Ei, aga miks see peaks olema vaoshoitud? Ei, aga vaata. See oleks hea põhjus ja jätkuvalt olla pöörane. Aga ma lihtsalt olen ise mõelnud enda jaoks, et kui on piisavalt rock and roll ja sul on nii hea tuju, mul oli tõesti seal toopäev super hea tuju ja kõik oli fantastiline. Kui see situation on selline, sa tunnetad nagu saba otsa karvadega ära selle, et nüüd võib teha midagi ja see ei ole labane või see ei ole maitsetu või see ei ole nagu too much, siis sa teed selle lihtsalt ära, aga see peab olema sekundi pealt see õige tunne. Kui seda tunnet ei ole, siis ära jumala pärast tee ainult selle pärast, et ma tahan nüüd midagi näidata või et ma olen ilgelt lahe või et need asjad ei toimu. Mis meenutab mulle ühte lugeja kirja, milline see oli, et minu arvates sa ikkagi inspireerid naisi, et ma viimasel ajal ei saagi kusagil enam käia, kui keegi ei taha rääkida podcastist. Viimati käisin kaupluses Tali, kus üks noor müüjanna rääkis sellest, et tal oli mingi väga raske hetk ja siis ta saatus podcasti kuulama ja see oli nii positiivne ja tore, et ta sai sellest abi. Ja meile on kirjutanud, ma ei tea, kas ta tahab oma nime öelda, parem ärme ütle. Ära siis ütle. Ja, suvi oli läinud nagu lipsti ja kuna tänane saade puudutas ka natuke mind, siis otsustasin oma seikluse kirja panna. Oli tore pidu ühel suvisel päeval ja tõesti hea šampanja voolas lõunast alates. Loomulikult teeb see tuju heaks ja ka pisut julgeks. Siis ununes vanus, kõik muu. No ja mina viskasin kleidi seljast ja pesuväele õue basseini. Neid telefoniga filmijaid oli üksjagu ja ma mõtlen, et no las siis filmivad ja naersid ja kõigil oli lõbus, kusjuures ma ei põe absoluutselt. Tean, et mõnigi mõtles, et mis mul hakkas, aga see oli hetke emotsioon, kleit maha ja vette, aga pesu oli vähemalt kvaliteetne ja mis siin ikka põdeda. Edu teile saadete tegemisel, alati vaatan meeleldi. Naised alati kui üritusele või sellisele avalikule külla isegi lähete. Sa alati tipp-topp pesu selga, et see on, kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Et me oleme küll, ma olen sõbrannadega rääkinud, et on olnud aegu, kus sa mõtled, et lähed välja ja eladki natuke pöörasemat elu võib-olla ja sa ei tea, kellega sa õhtul koju lähed või kelle voodis sa maandud. Ja siis meil oli selline nipp küll, et nagu Bridget Jonesis, paned ilge koleda pesu alla,
mitte koledad, mul ei olegi mingid koledad. Sa ei kasuta trimmi, paned lihtsalt midagi sellist ehmatavat, et sa tead, et ma trimmivad ma ka ei kasuta. Ma tean, mu sõbrannad kasutavad ja nad ütlevad, et nad panevad siis selle suure kõrge vööga, selle kohaga ja selle trimmiva. Jah, selle vist tuleb ka siiamaani. Nagu vanaema püksid. Ja nagu Hugh Grant ütles, et tere vanaema või tere ema. Et panevad need juba eos jalga, selga ja siis sa tead, et sul ei teki seda vallatut mõtet, et läheks nüüd siis edasi peale pidu tassikest teed või kohvi jooma väikese konjakiga. Aga minu meelest siis tavaliselt need asjad juhtuvadki. Et ma olen küll keksinud vetsu ja mingeid asju ära rebinud seljast ja siis kuskile peitnud ja siis ei ole leidnud neid muidugi. Sinna nad on jäänud tõenäoliselt. Et ei, siis läheb täpselt vastupidi nagu. Ja siis, kui sa paned imeilusa pesu või kohe valmistud ja lõhnastad ja kreemid teed kõik enda karvakesed, kõik vaatad, et oleks igalt poolt korras ja kõik ja siis ei midagi. Siis ei ole mitte midagi. Mida õlisema peaga sa oled ja mida nagu natuke vinkad ja vonkad ja oled seda ägedam on. Kusjuures see ongi see, et liiga sätitud naised, nüüd ma annan vihje selleks, et kui sa tahad Need on hirmutavad. Tahad skoorida õhtul, et siis ära ennast üle tuuni. Nad on tõesti hirmutavad naised. Vaata, kes on pannud niimoodi, et iga ripsmekarv on nagu õiges kohas, õige pikkusega, kõik on ära tuunitud. Kallis ära tule, sa ajad mul meigise ka. Ja juuksed on sätitud, kõik riided on, sa näed, et inimene on läbi mõelnud, võib-olla terve nädala selle peale kuidagi aega kulutanud ja võib mingid asjakesi juurde isegi hankinud ja siis teab, et ma lähen nädalavahetusel välja ja siis ma olen nagu viimase peal. Tead, nendele ei vea eriti. Natuke parimad ajad on olnud siis, vaata, kui sa lähed peale tööd, oled väsinud, natuke närtsakas oled ka ja siis ruttu hakkad jooma, seepärast, et see joomine päästab, on ju, et siis sa muutud iseenda jaoks ka peeglist, vaatad, oled ilusam. Siis võtad paar klaasi ja siis juba on meri põlvini ja siis hakkavad juhtuma päris toredad asjad. Et üle ei ole vaja mõelda. Et tuleb lasta nagu vooluga kaasa minna. Ja meestele meeldivadki natukene sellised lihtsamad naised. Sa ükskord rääkisid ka ju mingist mehest, kes ütles, et kuule ära tule täis meigiga. Ei, ta sai kreepsu, ta kartis mind. Mis mõttes põgenes ja värises? Ei, meil oli tore suhe ja kõik oli ja ma mõtlen, et siis ta nägi mind nagu normaalselt kogu aeg, kui me suhtlesime. Aga siis ma tulin vist ka mingilt saate salvestuselt üks õhtu ja siis ta ei elanud Tallinnas. Ta oli tulnud kohale ja siis ta näigi mind sellest täismeigi. See on neid silmi. Ta on nagu tõllarattad. Ja siis ta ei osanud nagu rääkida muga järsku enam. Vaata, ma olin nagu võõras inimene, nagu tõesti korralik telemeik oli näos ja siis ma nägin seda ehmunud nägu ja siis kogeles ja siis võta ruttu kõik, pese puhtaks ennast, et võta see kõik ruhu, et ma kardan sind. Ütleski ausalt, siis ma mõtlesin, et issand ja ise vaatasin peeglisse, imeilus olen, küll täna tuleb äge õhtu. Kõik läks tersse, mees põgenes. ei, ta ei põgenenud, ma tahtsin veel välja minna, ma mõtlesin nii ilus meid, kuidas seda raisata nagu, et lähme veel välja möllama, ei, tema on üks nii õudse naisega ei tule küll mitte kuhugi. Aga kus see hirm tuleb? Siis ma arvan, et sa ju mingisuguse kehva mehega ei omanud suhet, et see pidi ikkagi olema nagu... Ei, ta oli väga asjalik ja väga tore. Nagu ägedam tüüp. Ja, hästi äge ja hästi lahe tüüp, aga ma ei tea, miks see meik hirmutas teda. Et vaata, ongi kaks poolt on ju, et kui sa saad algusest tuttavaks, oled mingis täismeigis laksus ja sa meeldid mehele sellisena, siis ta saab ju kreepsu, kui sa oled ennast puhtaks pesnud
hommikul ärkad täiesti teine inimene on ju. Ja ainult filmides ärkatakse täismeik. Just, et siin on kaks asja, et vaat seda ma ei teagi, ma vahel nagu mõtlen, et noh, ma tahan kellega tuttavaks saada või pikemaajalisse suhtesse minna, et kumba pidi ma peaks siis olema nagu täiesti blanko või siis nagu meigiga või siis mis see keskmine variant nagu on nagu au naturell, aga niisugune salakaval meik on ju ka olemas, eks ole, et sa nagu paned endale hästi kerget jumestuskreemi, natukene põsepuna, värvid ripsmed ära ja siis huuled, et ka mingi läike või siis sellise heleda punaga, ongi kõik on ju, et see on nagu see middle, noh, aga ma olen alati ka mõelnud, et jube keeruline on see, et siis kui leida tasakaal. Jah, ja siis kui sa oled, noh, suvi on tore aeg selles mõttes, et siis me oleme kõik ilusad, vaata, me oleme päikest saanud, oleme jumekad, siis võib täiesti ilma meigita ka olla, sa oled suvel on igaüks ilus, aga võt need koledad ajad, mis meil siin on. Kui kõik lähevad siniseks nagu sukikanad. Et see on nii kole aeg ja siis, aga noh, teisalt ma mõtlen, et samas, et talvel oled seal siseruumides kuskil, paned küünlad põlema, vähe valgust, noh, siis elab selle sinakas rohekaja ka üle kuidagi. Ma ei tea, see on nii keeruline, kõik see naiste värk. No ma vist rääkisin ka ükskord, ma ütlesin, et ma olen ju näinud ka neid naisi, kes on tõusevad hommikul mitu tundi varem, et mehele nagu muljet aastaid abielus olnud ja siis ma saan järsku ühel päeval aru, et mul sõbranna tõesti ärkabki tund aega varem ainult sellepärast, et mees ei ole teda näinud nagu naturaalselt ja ma mõtlesin, et see on nali, et see ei ole võimalik, et noh, mingil hetkel sa ju näed ikka, sa käid ju saunas või basseinis. Ei, siis on veekindel meik kusjuures olemas. No mõtlesin, halleluuja. Aga kas ei ole pigem nagu naiste mingi tohutu ebakindlus, et mis siis on, et kui mul on midagi nagu viltu või mul on midagi värvimata või noh, kogu aeg need naised, kes alati annavad intervjuud, ütlevad, et mina ei lähe ka külapoodi ilma, et mul oleks huuled värvitud. Jah, et kunagi ei tea. Et kunagi ei tea, millal on ikkagi oluline jah, et no see on see, me ise oleme selle maailma loonud ju tegelikult, mehed lähevad küll ilma meigita poodi ja nendel ei juhtu midagi ja nad on nii ilusad ilma meigita. Et minu meelest on just täpselt vastupidi, et osad mehed armastavad tänapäeval ennast natukene jumestada, ei hakka nimesid nimetame siin. No kuulsuste seas ma saan veel aru, et mõni tuleb ja ütleb, et tegelikult ma täna juba tulen ühest saatest, aga siis mõtled, et hommikul on kell 9, mis saatest ta tuleb, eks ole, miks tal on juba meik, järelikult on selle ise teinud. Ja, et mehed teevad meiki, panevad endale, noh, et oleks siledam kuidagi see nahk ja võib-olla jumekam natukene. No siin ei ole naerda midagi, et mis siis on, mees hoolitseb enda eest, see on ju väga tore. See on täiesti... Ja, aga see on natukene kummaline. Mulle vist selline mees ei meeldiks ikkagi. Et sa ei tahaks temaga oma kosmeetikat jagada? Ei, ma võin hea meelega jagada. Ei võin jagada hea meelega, aga mulle absoluutselt nagu see ei ole minu jaoks erutav. Mulle meeldib nagu mees, nagu ehe mees. Natuke õline. Ei, ta ei pea õline olema. Ma ei mõtle ta votti. Mulle meeldib isegi mõne mehe igilõhn. Ja, see on mõnel juhul täiesti sensuaalne. Aga... Kui ta õigeid asju sööb. Ja? Igilõhn oleneb sellest, mida see suus sisse. Sellepärast me jälgimegi vaata praegu. Jooge seda roosat jooki, mis on peediga värvitud kusjuures. Kollageen. Kõik naturaalsed asjad sees, et väga hästi lõhnate ja ma ei hakka ütlema, mis kõik veel hästi lõhnab. Kusjuures, mis ma tahtsin nende meeste osas, kas ei pannud tähele, et vahepeal hakkasid kõik mehed kasutama või väga paljud mehed, ma ei tea, kas see oli Harry Stylesi mõju või küünelakki? Et see on lahe, see mulle erakordselt palju mehi kasutas väga julgeid maniküüre ja siis see suurepärane küünetehnik, keda me sinuga oleme sattunud jagama, ütles, et tal käib väga palju mehi ja noh, osad tõesti tahavad lakki, osad ei taha lakki, et see ei ole nagu midagi ebatavalist. Aga mulle meeldib, kui juba lakk panna, siis okei, no teatud vanus. Mingi julge lakk. Jaa, mulle meeldib must või siis mingi selline midagi ägedat, aga jällegi ma ütlen, et siin tuleb mingi, ei tule ka vanusepiirang, ma ei tea, kas
mul on sellised noored rock'n'roll mehed, mulle meeldivad, kui nende küüned on lakitud. Ma mõtlen, et nüüd kui 50-60 aastane mees tuleb seal roheliste küüntega äkki. Sa mõtled, et on mingi pervo? Ei, siis ma võib-olla, jälle oleneb, kes ta on või mis tüpaažilt ta on. Kui ta on selline boheemlane, siis on isegi äge. Et see alati oleneb nagu per inimene, me ei saa kõiki panna tänapäeval absoluutselt ühte kasti nagu. See, et nad mehed tänapäeval oma käte eest hoolitsevad, see on küll teretulnud, see on tõesti ilus, sest sulle ei meeldi ju see siin ära näritud kuskilt äärtega mingid küüned, et see on väga ilus, et nad võiks pediküüri ka teha. Jah, pediküür oleks kindlasti abiks. See on suvel alati nii kohutav, kui sa satud vaatama ka mingi täiesti nagu viisaka mehe varbe, siis mõtled, et parem, kui ma ei oleks neid näinud. Et mehed, et soovitame, et käige pediküüris ka, et see on väike vaev, see ei ole, Ja peab käima harvemini kui maniküüris. Ja seal saate oma nutiseadmetes olla ja see on väga ilus, kui mehel on sellised asjad tehtud, aga karvu ärge küll ajage. Minu arvates on erinevad koolkonnad, mõnele meeldivad karvased, mõnele karvutud mehed. Mõnele meeldivad ka karvased naised ja teisele karvutud naised. Ja mis sa teed nagu? Minul oli selline periood, küll me jõua jälle kirjadeni täiesti kohutav. No. Et oli mitu meest nagu korraga, vaata, kui sa oled vaba naine, siis sa võid, sul võib olla neid mitu tükki. Ja vaata, see dilemma tekib ju. Ühele meeldib, et sul on kiisumisu, teisele absoluutselt ei meeldi. No kus see jookseb see nagu piir? Et siis kas ma naersin, et kas ma pean mingisuguse karvatusti ostma ja kleepima endale sinna mingil hetkel. Et vaata, need momendid on ka ühele üks, teisele teine. No aga samas oled sa ju nii sõltumatu naine, et lööd jala maha ja ütled, et on nagu on. Ei, ma ütlesingi, on nii ja kogu lugu. Et vaadake ise, kuidas mis sa siin pirtsutad? Söö seda, mida antakse. Ei ole siin mingeid pipstikke valida. Oota, loeme ühe kirjaga ette. No, loeme. Tere naised, esiteks mega, et olete tagasi. Teiseks on teie jutud mulle jälle taustaks laste majandamisel ja selle parasjagu kitsa teema osas nagu vastsündinu majandamine on teie jutud värskendavad. Eriti vanad tõed, uut pole vaja peljata ja mu suur lemmik teadmisest energia muudumisest ühest vormist teise. Igatahes proovin teie saateid aeglaselt ja mõnuga kuulata ja loodan, et olete kaaslaseks mu pikas talves. Imeline, see on meie püsikuulaja. Ma loodan, et talle tuleb mõni selline tore auhind, et mida me siis soovitame. Seal ei küsitudki midagi. Ei küsitudki midagi. Minu arvates tal oli hea meel, et ta lihtsalt tõdes, et tal on tore kuulata meid. No vaatame, mida siin küsitakse. See on see küsimus, mida minu arvates lähevad meie kuulajad või siis sinu fännid nagu järjest nooremaks, et järjest rohkem küsitakse seda küsimust, mida sa endale 20-30 aastat nooremana soovitaksid, mis on, mida sa kindlasti teeks ja mida mitte. Ja mis peavad olema must have ilurutiinid või harjumused, mis aitavad püsida noorusliku ja säravana 25-30 aastaselt. 25-30 aastane inimene on imeilus inimene. Vaat seda ütleksingi enda vanusele 25-30 aastasele, et tegelikult sa oled sellal nii ilus inimene. Sul ei ole mitte midagi vaja teha. Ei, no on vaja teha, sest ma olen ju selles kuulake varasemaid podcasti, ma olen ju rääkinud, kuidas ma samas vanuses ostsin 40+ naistele mõeldud kreeme ja mätsisin ennast nende kokku. Üle pea kaela, mitte ainult nägu. Varvasteni ja kujutasin endale ette, et see on nagu mingi ennetustegevus vananemiseks, saad aru. Täitsa loll. Aga no sa ei oskagi ju, kui sa ei tea neid asju, siis tore, et selliseid asju, napakaid asju on tehtud ja raha tuulde visatud on ju. Aga ei, hoolitsema peab ikka suht varakult, aga need on nii basic asjad, et ei tasuks nagu üle mõelda, et ma kujutasin ette, ma mäletan, et ma käisin, siis ma vist elasin Helsingis, käisin modellikoolis ka, ma olin vist võib-olla 21, 22, kujutad ette, seal tembeldati mingi juba vanaks. Ma olen kõudne. Ma räägin 25-27 aastaselt, ma nutsin patja, et ma olen nii vana. Tagant järgi jeerum, et vaesekene. Et no võt, ongi, et 30 tundus nagu maailma lõpp ja siis käis mingi praksakas ära.
ma olin 30-ndates ja siis käis mingi praks ära ja siis mul oli nagu meripõlvini, ma elasin sellist metsikult raju elu. Ilmselt see oli mul vahele jäänud, et ma olin elanud seda, kuni ma Eestist ära läksin, võib-olla seal 20-ndate alguses just on ju. Ja siis olin ära, seal ma nii rajult ei elanud, seal oli vaja ellu jääda rohkem. Ja siis jõudsin selle vanema meheni, on ju. Aga siis, kui ma siia tagasi tulin, siis mul justkui kell läks tagasi, kellaseierid, ajaseierid läksid nagu hakkasid tagurpidi käima. Mäletan seda väga selgelt. Ja äkki, kui ma olin 30-ndates, ma elasin nagu mingi 20-ndates inimene. Ma reivisin, ma olin täiesti pöörane, tegin igasuguseid lollusi, aga elasin nagu täie rauaga, mis oleks võib-olla tulnud elada seal just 20-ndates. Aga kuna ma seal, nii-öelda oli vaja ellu jääda, on ju mõelda, et nälga ei sureks, siis see etapp jäi ilmselt vahele, aga näed, ikkagi elamata ei jäänud, et tegin selle nagu kuidagi teistpidi kõik tasa. Aga kas ei ole tähele pannud, et me oleme korduvalt sellest rääkinud, et noortele meestele meeldivad järjest vanemad daamid, eks ole, erinevaid ja tegelikult see, mida tagasi ei tahaks noorusest, on selline ebakindlus. Et tegelikult sa selle elatud aastatega, elukogemusega saavutad mingi enesekindluse, mis võimaldab sul olla särav, panna jala maha, aga seal ei ole nagu ka sellist habisemist nagu võib-olla 20-ndates, et mis siis, mis tema arvab, mida keegi minust peegeldab, et tegelikult on see 30, 40, 50, selles on mingit mõnusat powerit. Ta ei mõtle sellist, on nii väikesed pisiasjad, et kui teised sulle kogu aeg pidevalt seda vanuse teemat nina alla jõõruks, sa ise ei mõtleks selle peale, see oleks täiesti ükskõik. Ja siis, kui sa tunned, et nüüd sa oled käima läinud ja näpud püsti ja siis tuleb mingi loll nurgast kuskilt ja ütleb, ta ei oska su kohta midagi muud halvasti öelda, ta on nii kade ja ta on nii roheline, et vihast ja õelusest, et siis ta nagu nähvab sinu vanusest selliseid asju ei tehtud, sa oled lolliks läinud või et ma ei tea, öeldakse mingeid ilgelt imelik asju, et see kõik niisugusele tuleks teha kärpsed eemale siit. Mine räägi seda omal kodus emal. Mine räägi iseendale ja vaata peeglisse ja räägi iseendaga. Et selliste inimestega ei tasu isegi vaidlusesse langeda, vaid teha täiskannapööre ja elada ikkagi oma elu, aga ma tean, et alateadvuses see mõjutab inimesi, et nad mõtlevad selle peale. Kas ma võin? Need mõtlevad selle pärast, et kõik need need ümber olevad inimesed kogu aeg nii kohutavalt mõjutavad sind, et see on nagu kurb, et ma mõtlen, et kas kuskil, ma praegu nagu aju hästi kiiresti töötab, mõtleb, et kas kuskil mingis riigis või mingis maailmajaos on sellist asja, et selle peale nagu ei mõelda nii ja ma mõtleksin välja võib-olla, et hästi tolerantsed ollakse vanuse suhtes näiteks Ameerikas. Mul on selline tunne, et seal sa võid olla staar igas vanuses, vaata. No vaata Bidenit. ja, ei, kas sa võid filmi näiteid vaata, et neid kummardatakse ja või siis isegi modellid on moes seal sellised vanemad ja... See on tekkinud nüüd minu arvates. Jah, see on ikka 10 aastaid olnud, seal on see olnud. Aga meile see on jõudnud lihtsalt hiljem, kui üldse on jõudnud. Siin vahepeal nagu mingid lainetused käivad ja siis tõmbutakse nagu jälle tagasi. Aga seal nagu kuidagi ei ole see vanuse teema nagu, ta ei ole sul kogu aeg laual, see ei ole relevantne nagu. Kusjuures mul on alati nii kahju, kui ma näen mingisuguseid moeseireid või mingid tänava kunsti fotosid, ma ei tea, mingist Euroopa suurlinnast. Seal on erakordselt palju selliseid kreisisid vana
inimesi, mingisuguseid hullumeelsete kübaratega naisi, kes on ennast nagu tuulinud välja, et minna mingit pitsikest jooma sõbrannadega ja see kõik on nagu täiesti mõistlik, täiesti algupärane, ma naudin suurlinnades neid glamuurseid daame, kes Pariisis metroos värvivad huuli ja ma mäletan, kui ma esimest korda nägin, mulle tundus, et nagu väga palju on neid ja siis ma mõtlesin, et issand, nad on nii vanad, miks nad neid huuli värvivad? Päriselt? No sellised väiksed kortsuskrõbinad, eks ole, nagu rosinad ja ma mõtlesin niimoodi ja samas tundub, et miks ei peaks? Miks ei võiks? Tead, ma täna mõtlen oma ema peale, ilmselt tema on šnitti võtnud, võib-olla ta on minust šnitti võtnud, aga võib-olla me oleme temaga ka reisinud hästi palju. Et minul on täna nii, et minu ema ikkagi sätib ennast, kui on vaja välja minna, kõik puuderdab, paneb huulepulgad, kõik küünelakid on kogu aeg vahetab, vastavalt ta veel vaatab seal riietuse järgi, Jeesus Kristus, ma ei viitsiks sellist asja üldse teha. No okei, ta on pensionär, tal on aega, ta on 85. Ta sätib ennast ja ta paneb nii ägedalt ja moekalt ennast riidesse. Ma vahel ütlen, kus sa selle seeliku said nii ägeda, nagu ma mõtlen, vau. Et ma praegu mõtlen, et ta oli vanasti teistsugune, ma olen rääkinud, mul on emal ka mingid etapid olnud. Et sa üritasid teda nagu muuta vabamaks, aga ta ei tahtnud. Ja ta oli kinni nendes sõbrannades, vaata, kes nagu ei tulnud selle ajaga kaasa, kes olidki sellised, olidki, et kui sa oled 50, siis on sellised reeglid, kui sa on 60, siis on taolised reeglid, 70, siis paned rätiku niimoodi. Ühesõnaga, ja nüüd on sõbrannad kõik surnud. ja vabadus. Või nad on lihtsalt, et nad ei käigi väljas, nad on juba nii, minu jaoks 80-85 ei ole vana, et sa võiks ju täis raksuga elada aga nendel on ka see, tema sõbrannadel on ka see mõte, et kõik ei ole surnud loomulikult, aga nendel on umbes nii, et ma ei lähe välja või et kui on libedam või on talv või on külm või on liiga tuuline, siis ma ei lähe välja ja üleüldse mul ei ole vaja enam midagi endale hankida, mingeid vidinaid või riideid või uusi kingi või milleks mulle see uus kotike või aga kuna nad ei lähegi enam kuhugi ja nad on seal omas nagu pesas, siis minu ema nagu on vabanenud siis sellest taagast justkui ja see paneb siis ja loob täiesti ka käigu pealt, mis on minu jaoks imetlusväärne täna nagu uusi tutvusi, et ta võib täiesti kohvikus hakata ta ei hakka räägib noorte inimestega ka veel. Vahel mul on endalgi piinlik, mida sa seletad aga nagu endasugustega loob tutvusi hästi lihtsalt ja jääb lobisema ja on tekkinud sellised vahvad inimesed, kellega koos lihtsalt jalutamas käia ja nagu inimene, ma vaatan, et inimene on võimeline muutuma isegi sellises vanuses, kui see keskkond või mingisugune asi soosib seda. Ja ma ise arvan nagu, et ta natukene on võtnud šnitti minu pealt hoopis, et vanasti ta tõmbas mind justkui tagasi, ole nüüd normaalne ja teatris naerda ei tohtinud küünarnukiga ribide vahele aga kui ta on ilmselt aastaid näinud, kui vabalt ma elan, kui ükskõik mul on, ilmselt ta mõtles ka kogu aeg põdesid, aga mida teised ütlevad, mida teised arvavad, kas sul piinlik ei ole või oli kogu aeg, nagu mingi võdin oli kogu aeg sees, siis nüüd ta vist on aru saanud, et oi kurja, aga tal on ju palju lõbusam. Ja kokkuvõttes kaotada pole ju enam midagi. Ja siis ta vist on näinud, et oi, et see on ju päris lahe, et ja siis ta on nagu sellest šnitti võtnud ja ka lasknud vabaks. Ja siis ta ongi 1-2 aru saanud, et olala, et mitte midagi ei juhtugi, vangi ei pandagi, trahvi ei tehtagi, lehes ei kirjutata. et kuidagi, mul on nii kahju nendest inimestest, ma olen muidki inimesi täheldanud, et on kuidagi mingil hetkel nagu on muutunud, mingi klõpsakas on käinud ja siis mul on isegi nagu kahju olnud, aga miks alles nüüd? Et see kõik oleks võinud ja nad ise ka saavad aru, aga miks siis alles nüüd, et ma oleks juba varem võinud kõike seda nautida ja teha, mis ma tahan ja öelda nendele
stohmanitele, sellistele variseridele, et käige, sõitke kurat kuu peale kõik, et see on nendeni jõudnud liiga hilja. Et sellepärast ma võin ka täna mõelda, et mida ma ütleksin oma 30-aastasele Anule, eks ole, 40-aastasele. Anna tuld, no mis siis juhtub, mis siis on, alati ma küsin ka, mis siis on kõige õudsem asi, mis sinuga võib juhtuda? No mis see on, mida sa kõige rohkem kardad? Iseenda puhul nagu. Ma ei tea, ma arvan, et ma ei karda väga. Ma ikka vangi ei tahaks minna. Ja ei, no selles mõttes vangi nagu ilmselt ka ei panda, aga mitte selle eest, et ma värvimata ripsmetega lüüakse pea maha giljotiiniga. No. Ma mõtlen selliseid nagu, et äärmuslikke asju, et ma mõtlen, mis on inimese jaoks kõige äkki mind ei hinnata nagu piisavalt naisena, ma arvan, et mingil hetkel oli see probleem selles, et minu jaoks ei ole vahet, kas ma lähen värvitud või värvimata ripsmetega välja ja siis kui keegi sulle ütleb, miks sa ei ole piisavalt naiselik, miks sa ei võiks kogu aeg glamuurne olla, nüüd sa oled nagu muutunud väga glamuursed, kas sa nüüd leidsid, et sa peaksid peibestuma? Minu jaoks... Niimoodi öeldakse. Ja, tõesti 50-selt on aeg peibestuda. Niimoodi nähvatakse. Ja. Aga kokkuvõttes, mina olen mina sõltumata sellest, kas mul on ripsmed värvitud või ripsmed värvimata, et ma arvan, et minu jaoks ei olnud 20, 30, 40 suurt vahet, et kõik läks nagu tõusvas joones, ma tegin kõike, mis ma tahtsin, et erinevalt inimestest, kes nagu kogu aeg tunnevad, et neil on saba mingi paku all kinni, et ma ei saa seda teha ja ma ei saa teist teha, mul ei ole raha, mees ei luba, lapsed on väiksed, mida iganes, eks ole. Kas ühiskondlik hukkamõist ei ole ka üks asi? No ilmselt ongi, et selles mõttes, et sind nagu kuidagi pidi kogu aeg determineeritakse mingi asjaga ära, milline sa pead olema, et kas sa tohid olla vallaline, kas sa ei tohi olla vallaline. Kogu aeg on valesti. Kogu aeg on kõik valesti, et liiga paks, liiga peenike, liiga vähe värvitud, liiga vähe naiselik, liiga mehelik. Kuhu sa sellega jõuad, et sellega väga ei jõuagi ju kuhugi. Just, aga Aga samas ma nägin täna suurepärast meemi, mis oli siis, ma ei tea, kas oli mingi pansanaadist või vanadekodust aastal 2037 või 2047 ja siis oli kujutatud seal ühte striimerit nurgas, 70-aastast, kes lõputult nagu oli selle valguslambiga, siis üks popsus seal mingid kanepirõngaid ja siis olid seal nagu erinevad inimesed tegelevad erinevate asjadega ja siis oli niisugune noor tegevusjuhendaja, kes käis nende vahet, ütles, et väga hea selfie, mis sa tegid. Suurepärane striim, võta seda natuke maha. Samas ma kujutan ette, et kui mingil hetkel hakkab juba nagu juubeli õnnesoovidesse AC/DC jõudma, et siis jõuab ka mingisugustel hetkedel ka vananemisse hoopis nagu teistsugune vibe, et me läheme sellisena edasi või minevikku või olevikku, nagu me oleme olnud, et me ei pea selleks nagu tõmbama ennast alla, panema selga halli kitlit ja otsustama, et nüüd on kõik. Ja ma arvan, et see aeg on nüüd möödanik. Natuke veel on seda jäänukit, aga see on tegelikult möödanik. Aga mõtlen, kuhu edasi nagu, et siis on ju see normaalsus, aga siis peab olema midagi veel edasi, mida tehakse ja mille peale meiesugused või meist nooremad inimesed nagu nina kirtsutavad. Alati kirtsutatakse nina. Alati on asjad halvasti ja mitte päris nii, nagu võiks või peaks olema. Alati on see õige ja vale, et see ei kao nagu mitte kunagi, mitte kuhugi. Selles mõttes kõik need, ma ei tea, moraalimajakad ja jüngrid, et kokkuvõttes milleks, eks ole, et miks tegeletakse nii palju nagu teiste probleemidega, et selle asemel, et tegeleda iseendaga, et kas see on nagu hirm nagu iseendaga silmitsi jäämise ees, et ma nüüd nagu määratlen kõik oma ümbruses ära, sest mina tean, kuidas on õige, ma võin seda kõigile öelda. Sellepärast ongi kõige parem moodustada teatud grupeeringud, nii-öelda mingid seltskonnad. Turvaruum. Jah, et sa suhtledki ainult nende inimestega, kelle moodi sa ise võib-olla natukene oled, kelle mõttelaad on sinu jaoks nagu sobilik ja kelle seltskonnas sa tunned ennast alati vabalt, sa ei saa kunagi mitte mingeid hinnanguid. Keegi ei vaata siin niimoodi pikki nina juurt niimoodi ja klatšist sa ei pääse nagunii mitte kunagi, see aga alati. See on ühiskondlik tsement, ma arvan, inimesed ei suuda infot hoida enda teada. Jah, et see klatšimise moment jääb ilmselt, aga kas meil on veel kirju? Meil on veel kirju, vaatame, siin oli üks kiri ka. Oleme nii tublid, loeme kõik läbi. Ja.
no ma ei ütle ka tema nime, eks ole, et võib-olla üks naine, kes on siis sinu ja minu vanuse vahel ja ta ütleb, et me oleme väga positiivsed, et see on lause nakkav. Alles pärast teie podcasti kuulamist läheb mul tuju heaks ja ma unustan, et ma olen numbriliselt vana, töötu ja keegi mind tööle ei taha, kuna nad näevad mu CV-st, et ma olen vana. Juhin tähelepanu, inimene on 56-aastane. Sul võib olla kuhjaga kogemusi, täiendad ennast, pole põdur, käed on otsas, mõistus on korras, püüab olla positiivne, jälgib kaalu, värvib küüsi, aga tööle ei saa ja loeb see, mis on vanuse number. Kas te võiks arutada teemal, miks tööandjad lükkavad 56-aastast naisterahvast alates 50. eluaastast siis tööotsijad CV prügikasti? Kas probleem on selles, et personalitöötajad on väga verinoored ja kogenematud, kes ei kujuta ette, et vanus on ainult number ja kes ei taha kolleegideks oma ema vanuseid nii-öelda mutte ja kas see on seotud neil mingite lapsepõlve traumadega, näiteks oma emaga mingi negatiivne teema, milles on probleem, et alates 50. eluaastast sa muutud nähtamatuks. Kas sul on kunagi olnud probleem, et sa oled nähtamatu? Ma saan aru, mida ta mõtleb, aga ma kujutan ette, et järsku ta pürgib kollektiividesse, siis, kus on hästi noored inimesed. Ja, on ju, et peaks nagu endasuguste sekka minema siis, selles mõttes, mitte sugugi halvas mõttes, et kui seal on nagu verinoored, ma ei loe siit ridade vahelt praegu välja, et kuhu ta neid CV siis saadab, et millist ametikohta ta siis taga ajab, et kui sa lähed mingisse hästi noorte kollektiivi, siis need võib-olla ei tunne mitte midagi muud, kui lihtsalt tahavad, et oleks selline sama vibe, vaata. Räägitakse samadest asjadest, ollakse samal lainel. Et võib-olla see tõesti, et võib-olla mina olen ainult selleks võimeline, et olen 20 eluaastates inimeste ringis ja siis aju kuivab niimoodi väikseks pähkli suuruseks kokku selleks hetkeks. Et siis olla nendega samal levelil. Et olla nendega samal levelil, et see nõuab hästi head näitleja meisterlikkust. See on ka see, et sa ei hakka nagu näppu viibutama, ütlema, et kuulge, ärge nii tehke. Ja kõik asjad kaasa ei ole nagu hästi, mis on teisalt, ma mõtlen, naeruväärne, et mulle endale ka ei meeldi nagu, et kui et ma olen ise 30 ja seal mingi 60-aastane naine hakkab neid samu trikke tegema, mis mina teen 30-sena. Ma tean, see on lihtsalt, isegi kui sa oled nii open-minded, mis iganes, siis see tundub nagu awkward natukene. Et nagu ma just enne ütlesin, et sa haed nagu mingit oma teatud ringi või seltskonda, aga samas nagu... No ka oleneb ka ettevõttest, et näiteks mõnel juhul võiks olla meediaettevõte ju läbilõige ühiskonnast, et seal ei saa olla ainult 20-aastased, sest ma olen korduvalt... Jah, et aga samas ei ole ka seal väga palju nagu 50 pluss inimesi, sest need inimesed ikkagi väsivad, vahetuvad, põlevad läbi, kogu aeg see meedia... Seal on pigem muud probleemid, see on tühjaks pigistatud. Ja et kokkuvõttes ongi see, et kogu aeg on see jutt olnud, et meil on järjekord ukse taga, et suur vahe on, kas sa lähed Soomes toimetusse või Eestis toimetusse. Soomes isegi ma arvan, uudiste ankrud, ilmatüdrukud võivad olla 60-aastased ja mitte kellelgi ei ole see probleem. Seda ma tahtsingi öelda enne, kui ma Ameerikast rääkisin, mis mulle Ameerikas nagu meeldis. Seal ei olnud seda age limited. Nagu. Seal ei ole mingi nooruse kultust. Ei, seal oli nagu selline nagu, see oli sinu personality nagu luges. Et sa pidid, seal oli ainuke kriteerium oli see, kas sa oled huvitav inimene. Jah, ja kõigil on ükskõik, kui vana sa oled kokkuvõttes. Ja, et see oli nagu, kas sul on mingi lugu, alati taheti nagu mingit nagu, et sus oleks mingi sisu, et sus oleks nagu seda mahla. Ja see vanus oli täiesti, see oli esimene koht võib-olla tõesti, kus ma nägin, et see oli täiesti, see oli täiesti ebaoluline vanus. Et seal olid nagu muud skillid olid palju olulisemad. Et
meie ei ole jah jõudnud siia, et samas kui inimene kirjutab, ta värvib küüsi, ta on kõik sätitud, ta on nagu trallalla, kõik on ju, et noh, kõik on nagu hästi ja siis ongi, et võib-olla ta inimestele meeldib, aga mis meil armastatakse teha, võetakse see paber kätte, CV ja vaadatakse ja siis lähevad silmad jõlli, vaatad, issand jumal, ta on sellises vanuses. Välja küll ei paista, välja paistab nii, oi, ei või olla, kas see on ikka järsku trükiviga siin? Sest minuga on seda ju 100 korda juhtunud, kus inimesed ei teagi mu vanust ja ma olen seal seltskonnas juba 100 aastat olnud ja siis järsku ma näen, tuleb minuni mingi inimene järsku mingil olengul või kokku see silmad ja inimene on näost valge, kusjuures silmad suured kui tõllarattad. Issand jumal, mul sattus ette, sa oled nii vana, issand, see ei ole võimalik. Ma näen, kuidas inimesed lähevad šokki, et noh, et see on nagu selles mõttes ei mahu nende maailma ära. Ei mahu maailma ära, jah, just täpselt see ongi nagu, et see on nagu kahju, et meil ei osata vaadata inimest nagu tervikut. Noh, vaata, noorte inimestega on jälle see häda tööandjal, et oi, ta on 27, see tähendab seda, noh, kui tal lapsi ka veel ei ole, on ju, ja seal võib-olla just, järsku tal on see, hakkab abielluma ka veel, oi, noh, siis tuleb lapsed, värgid, särgid, ei, seda me ei saa endale lubada, et seal mingid raseduspuhkused ja lapsepuhkused ja nii edasi on ju. Jälle häda. Noh, siis on see hästi väike kitsas koridor mingi selle 20 ja siis selle, ma ei tea nüüd, täna sünnitavad naised ju 55 ka on ju. Et see on natuke tõusnud, aga nagu ütleme seal 20-40 vahel või 30 vahel on mingi väike koridor, kus sa justkui oled sobilik, äkki sul on juba üks laps olemas, eks ole, see juba on nagu plusspunkt, et äkki ta ei sünnita rohkem. Ja siis noh, ühesõnaga siuke naistel on küll jube õudne, mõtlen, jube keeruline on ikka küll. Ja siin võikski naised, mind ärritab alati see, et mehed nagu hoiavad kokku sellistes asjades, aga naised nagu, pigem paneb sulle naispersonalijuht ära, kui mingisugune meesjuht. Minu arust mehed suudavad palju nagu soopimedamad olla. Nad suudavad, mees suhtub mehesse hästi, aga naisesse nad tavaliselt ikkagi nad vaatavad kui ohtlikku elementi, nad hakkab sünnitama, ta on ju sünnitusmasin. Ei, ta on ikka, ei, see meil ei ole vara selleks, ühesõnaga, ma ei saa aru, me ei saa sellest kaameliküürust mitte kunagi üle vist, sellepärast, et me oleme nii väike riik, me oleme nii maakad tegelikult. Ärge kujutage endale ette, et kui te olete Tartus või Tallinnas, et siis tulete hilge nagu õiged tegijad. Käin topsiga kohvi 2 kõrghoone vahel, ma elan City's. See on nii naeruväärne, et me oleme täielikult maakad, matsid. Ja enamikul käisid vanaisad veel enam-vähem adra taga, et siis ei ole võtet. Et seda taaka me ei saa endalt, sellepärast ma ütlen ka inimestele, kes on, jällegi ma jõuan selle võib-olla esimese küsimuse juurde, et mida teha seal, et mida sa ütleksid oma vanuses. 30-aastasele. Ja selle või 20-aastasele. Jumala pärast noored inimesed enne, kui te olete hakanud sinna abielluma, lapsi tegema ja mingeid kinnisvara hankima või kurat teab, mida on ju korteri laenu võtma. Minge maailma rända, minge minema 10 aastaks kaduge siit, kus kurat. Et meil on teist palju rohkem kasu siis, kui te olete ära käinud ja tulete tagasi. Et minu meelest seda ei tohiks absoluutselt takistada ja nutta taga, oi noored lähevad minema, kui neile ei meeldi siin. Mingu, kadugu minema, kui meie vanurid saame siin hakkama, ärge muretsege. Aga minge noored inimesed ära, mina täiesti, see on kohustuslik, mitte sõjavägi ei ole kohustuslik, okei. Kes tahavad sõjaväkke minna, mingu, kõik on lubatud, tehke kõiki neid asju, mida te tahate teha. Aga minge ära siit aastateks. Ja kui te tagasi tulete, kui te ei tule tagasi ka okei, tulevad mingid muud välismaalased siia, pole hullu. Aga lihtsalt see, kuidas te uuesti nagu, millise pagasiga te tulete või milline ärkamine tänu läbi selle tuleb, see on selline varandus, et see on täiesti uskumatu. Ja alles siis õpivad inimesed tegelikult hindama seda, mida nad siin näevad. Just. Ma ei oleks elu sees täna see,
kes ma olen praegu siin, kui ma ei oleks aastaid siin ära olnud. Alguses sunniviisil, hiljem vabatahtlikult, kui ma ei oleks siit lihtsalt tolmu ära pühkinud ja lihtsalt olnud kuskil mujal ja siis tagasi tulnud. Võt siis te tunnete seda tunnet, võt siis tuleb see. Aga mul on täiesti kama 2. Mida sina minust arvad? Mida sa minu kohta räägid? Mida sa isegi võib-olla nõuad või tahaksid, et ma teeksin, aga ma teen sulle niimoodi tšau paka, et see, mis tundub võib-olla isegi kohati arrogantsuse või ülbusena, et tegelikult see on see elamise kunst ja julgus ja oskus. See annab sulle lihtsalt selle, et see oleks võib-olla minu selline suur soovitus, et muidugi mõni võib öelda, mis siis on, ma olen 40 ja mõnel on 50-selt on lapsed juba suureks kasvanud, kui on varakult tehtud, on ju. Ma tahaks hakata nüüd elama, miks mina ei tohiks siit ära minna ja elada? Muidugi tohib. Kui lapsed on vähegi saavad juba hakkama, on seal 12, 13, 14. Miks te ei pea orjama mitte kedagi? Minge siis, mis siis juhtub? Midagi ei juhtu. Visake oma koerad, kassid, lapsed ja kõik asjad, visake nende inimeste kukile siis, kes ei taha siit ära minna, kes on hea meelega siin. Ja see ei ole ka mingisugune süüdistus või valekäik. Sa ei saa öelda, et loll on ja ei ole loll. Talle meeldib niimoodi, aga mulle meeldib naamoodi. Et mis see sõnum on, et tehke seda, mis te tahate teha. See on see kõige õudsem asi, mida inimesed kõige rohkem kahetsevad, kui nad seal oma viimased nad on midagi tegemata jätnud. Selles mõttes me jõuame ikka jälle selleni tagasi, et kahetsetakse palju rohkem seda, mis on tegemata jäetud, kui seda, mis on tehtud või mis oleks võinud olla. Et see on alati veider, et kui sa kohtud mingite vanemate daamidega, siis aga see mees, kes mulle kunagi otsa vaatas, mis kõik oleks võinud olla. Ja seda nagu suudetakse uuesti tagasi kerida, aga mis on selle väärtus? Aga see keskkooliaegne Peika. Oi, mis kõik oleks võinud olla. Kahju, ei olnud. Kas võtame ühe kirja veel ja siis ei, me ei jõua, meil on saade läbi, me peame rääkima nendest toredastest asjadest, mida me siis tarbime. Et jätame midagi edaspidiseks ka, sest selgus, et me ikkagi liigume edasi ka 9. hooaega veel. Nii et me jõuame. Siis me põrutame vähemalt 100, mõtle, kui hästi see kõlab, Anu saagim 100. Ja meil on juba ka küsitud, et miks te avalikku salvestust ei tee, et tahaks kindlasti tulla sinna teid kuulama. Me teeme siis, kui meil tuleb 100 episood, et me oleme seda lubanud. Oleme või? Jaa, kas ei teagi või? Tõesti või? Et sinna on natuke maad minna, sest me oleme 69, 70 juures, 30 episoodi veel minna. Ma loodan, võib-olla see juhtub kevadel, et me saame 100 täis. You never know. Aga me tohutult tahan tänada seal 8. hooajal siis neid toetajaid, ega me siin ilma rahata ei istu selles mõttes, et meiki on ikka vaja ja riided on tulnud mul kõik Best Brandist ja sinul on tulnud Kerri Weberist ja Peti Parklaist. Et alasti me siin ju ei istu, riideid on meil vaja ja meil on ka vaja turgutust, et siin on siis minu lemmik on Beauty Elixir, mis on siis vohab kollageenist. et see on siis juustele ja luustikule ja nahale täiesti must have. Ja maitseb kollageeni kohta suurepäraselt. See on suurepärane. Ja seal on Anu see soovitus peal taga. Just. Aga sinul on siin rida lemmikuid, ma tean, et siin on... Ja aalopõhised, väga ökoloogilised Santa Verded, milles on kõik näha Boudoir Anne stiil, ema, kõik on neid valinud lemmikuteks ja mulle meeldib, kui asjad on
siis naturaalsed ja nad on kergesti pealekantavad ja sinul on oma korda seal Prantsuse sari. Laboratorii. Ja see on ka väga hea bränd. Ja siin on, eks ole, Korea sari, mis on ka imeline. Nii rääkimata nudistist, mida me limpsame. Ja kombucha on sinu lemmik, tatlid on sinu lemmikud. Seda ma tean. Ja minul on suur lemmik siin, kes ma armastan väga šampanjat juua, siis ma tarbin ka magneesiumi õhtuti enne magaminekut ja see on tõesti puhas magneesium. See on magneesium diglütsinaat ja siin ei olegi mitte midagi muud kui puhas magneesium tseatraat, mis on ülipuhas magneesium. Miks ma õhtuti tarbin, siis tuleb hea uni. See aitab lõdvestuda liigeseid ja minu arvates ka peale trenni ei ole mitte kunagi lihased valusad. Just. Ja Maxima on meid toetanud, et neil on selline Well-Done sari, kus on erinevad tervislikud ja vähem tervislikud tooted, aga sellised mõnusad snäkid on sealt võimalik küll endale kotti panna. Et need, kes kirjutavad meile, veel kord kordan, skandaalne@delfi.ee, mingid toredaid teemasid, vaata, kust me hakkame nagu kerima, meenuvad igasugused lood minevikust ja mina eeldan, et ühel päeval äkki ma saan oma eluloo raamatu valmis, aga ma ei jõua oma eluloo raamatuni ilma selleta, vaata, ma ei saa hakata ju meenutama, et nii nendel aastatel, siis ma sündisin, siis ma läksin laste sõime vist, ma ei mäleta, kas ma käisin sõimes, seda ma ei mäleta. Lasteaeda, siis ma läksin kooli, siis ma tegin seda. See on ju igav, et niimoodi jupiti, kui keegi võib-olla räägib mingitest oma asjadest või küsib millegi konkreetse kohta, siis siit aju soppidest kuidagi krudib välja omad mälestused, mingid seosed. Mina naudin kõige rohkem seda, kui sa jõuad mingisuguste doktor Saagimi soovituste nurkadeni, et selles mõttes on seal nagu minu arvates väga palju asju, mis on mõjunud õpetlikult ja mitte ainult seda noort müüjannat seal kaupluses tali edasi aidanud, vaid ka mind näiteks. Et selles mõttes just nagu see, millega sa inspireerid, elamisjulgus. Aitäh, see on nii tore ja siis ma tahan kindlasti Shishit tänada, kes meid on linnukesed on alles ja veel otsas siin, et nad on neid läbi mitme hooaja meid nüüd tõesti erinevate bukettidega siin toetanud ja see annab stuudiole natukene sellist hubasust ja kodusust. Ma loodan, et kui meil tuleb ikkagi nagu sel aastal veel üks hooaeg, siis nad toovad meile sama suure kuuse kui Nigulistesse ja panevad sinna sama tehted juurde. Kas võiks seda tellida? Taivo! Mart! Nii, ja meigid on meil tehtud siis Arteco toodetega, mida ma tõesti nüüd ka kasutan ja siis Nordista tatlid, nendest rääkisime, Nudist vahuveinidest ka rääkisime ja Maximast rääkisime ja Rudi kombucha rääkisime ja Shishist rääkisime, kordan kõik üle. Kuule, kõige tähtsam unustasin. Eesti on meil küljes ja best bränd. Tõesti olen teile väga tänulik, et nii hea kodune tunne on tänu nende pehmete sussidega siin. et tõesti miljon tänu, sest ega ükski saade kahjuks ei sünni täiesti tasuta, sest meil on siin ka tore operaator Madis, me lehvitame sulle. ja meil on Jana siin, kes meid kõike seda asja siin organiseerib, ega me ise ei pane neid asju siia laua peale ja niimoodi ei säti riiulitesse ilusasti, et Jana segab meile valmis ka kokteilid alati, et tegelikult on taustajõud tohutult olulised, et sa tuled hea tujuga siia ja Karina, meie fotograaf ka kindlasti, temale ka tervitused, et ta lasi juba varvast. On veel keegi mainimata? Oot, ei tea, kindlasti me unustasime kedagi ära, et praegu tundub nagu siuke Oskari gala kõne juba. Ja siis ma tänan oma ema ja oma kiisumiisud kodus ja oma lapsi ja oma tädisid ja onusid ja sind, Piret loomulikult. No ilma sinuta
ei oleks ju seda saadet. No nad ikka tahavad sind näha, et selles mõttes mina olen siuke hall hiir, et ma õigel ajal võib-olla esitan mõne küsimuse, aga üldiselt sa saad show vedamisega täiesti iseseisvalt hakkama. Ei, sinu kohta on öeldud niimoodi, et nii tore, et see Piret on seal, et Anu, et kui sul vahel lappama läheb seal, siis Piret väga siivsel ja rahulikul moel suunab su rööbastele tagasi. Milline suurepärane tandem. Et aitäh sulle ka. No, suurepärane aitäh ja siis kohtumisele. 100 edasi. Just, paneme 100-ga edasi. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. And supergirls don't cry.